aitäh ka selle võimaluse eest rääkida patsiendi juhenditest pisut pikemalt. Kõik see, mis Liis ütles, on õige. Tere! Ja alustuseks ma küsin, kui paljud teist on näinud meie kaasaegseid patsiendi juhendeid? Kolleegid paluks mitte käsi tõsta. Aga mõned käed siiski tõusid, kes on patsiendi juhenditega juba kursis. Ehk siis ma tahaksin just rõhutada seda, et patsiendi koolitus, patsiendi juhend on kui üks osa sellest, ehk siis selline kirjalikus taasesitatavas vormis esitatud või jaotatav patsiendi koolitusmaterjal. Ja just seda kroonilise haigusega toime tulema pidav inimene näeb selles endale just loodetavasti kõige suuremat kasu. Nüüd, miks me räägime patsiendi koolitusest ja patsiendi juhenditest just viimasel aastatel rohkem, on juba tegelikult viimane 10 aastat selline paradigma muutus tervishoiusüsteemis üldse. Mina ise olen töötanud tervishoius juba üle 25 aasta, enne seda, kui ma 1,5 aastat tagasi tulin haigekassasse. Ehk siis ma tean üsna täpselt või loodan teada üsna täpselt, mida patsient, millises inforuumis ta liigub. Ja paradigma muutus on see, kui meil nõukogude aegsest ajast ja veel vabariigi algusaastate aega oli selline suhtumine, et küll meditsiin ravib, tervishoid ravib, haiglasse lähen, tehakse terveks. Siis tänapäeval me räägime aina rohkem sellest, et patsient on aktiivne, ta on meeskonna liige ja ta kaasatakse otsustesse, mis puudutavad teda ennast. Kõik see, et ma saan näha oma epikriise, oma haiguslugusid, infot kuskilt e-kanalist on üks asi. Teine asi, ma saan ka ise otsustada. Selleks, et ma saaksin ise otsustada, ma peaksin olema valdama ka seda infot, mille alusel ma otsused ju toimivad või peaksid rajanema. Ehk siis aktiivne meeskonna liige ja aktiivne meeskonna liige esitab küsimusi. Täna veel me olen päris tihti ka selles olukorras, kus eakas inimene, kes tavaliselt tal on ka neid pikemaaegseid haigusi, saabub arsti vastuvõtult ja siis ta helistab läbi kõik võimalikud oma sugulased, kellel on meditsiiniharidus. Sellega, et aru saada, mida arst talle ütles. Seal oli nii palju võõrsõnu. Nooremad inimesed pöörduvad veel suurema korüföö poole, kellega meil tervishoius tuleb kõvasti konkurentsi taluda, on doktor Google, kes siis mitte sageli kõige õigemat ja mõistlikumat infot ei jaga. Aga meie roll siin, kui me teeme neid patsiendijuhendeid, ongi siis konkureerida just selle suure doktor Google'iga. Ja tema positiivne roll on just see, et ta räägib inimesega temale arusaadavas keeles. Ja rääkides siin või jättes kõrvale selle, et mida me kõik teame ka erinevatest uurimustöödest, et kuidas patsiendi informeeritus, tema aktiivsus omab väga positiivset mõju nii tema elu ja pikkusele, väga konkreetselt ka kroonilise haigusega patsiendile, ka tema elukvaliteedile siis selle haigusega koos ja mida me ka teame on see, et aktiivsem informeeritum patsient tekitab tervishoiule vähem kulutusi. Ta saab ise hakkama ja olukord ei lähe, tema terviseseisundid ei ole nii hullud, et ta kogu aeg vajaks haiglaravi. Ja selles, et temaga rääkida, et ta saaks infot, mida ta aru saab, temale arusaadavas keeles, ei tähenda niivõrd seda isegi minu vaatevinklist, et ta saab seda oma emakeeles, mis on elementaarne, aga ta saab ta seda sellel keele tasemel, millest ta aru saab. See on empaatiavõime tervishoiusüsteemis, et me räägime nii, nagu patsient sellest aru saaks. See on samamoodi, millega ma viitasin ka oma ettekande alguses, et kui inimene otsib abi, et mida üks või teine sõna tähendab. Ehk nii, nagu me teame ka, et psühholoogiast, et kui inimene kuulab mingit võõrsõna, siis edaspidine jutt läheb täiesti kõrvust mööda. Me võime rääkida mida head, mis tahes head infot, aga tema aju tegeleb sellega, et kuidas aru saada sellest sõnast, mida arst nüüd just ütles. Ehk siis hästi oluline on see, et me räägime tema emakeeles ja sellel tasemel, millest ta aru saab. Kliendiga, patsiendiga, tema arusaadavas keeles rääkimine oli minule esimene selline kokkupuude umbes 10 aastat tagasi. Osad inimesed siin saalis teavad mind ka sellest ajast, kui ma töötasin kliinilise toksikoloogia vallas ehk siis mürgistusinfos. Ja ikka juhtus nii, et tuli Aktuaalsesse kaamerasse minna rääkima
suunata inimesi mõistlikele tegudele ja juhtima tähelepanu mitte mõistlikele tegudele. Ja siis ma olin otse-eetris ja mul oli 2-3 minutit aega, et teemast rääkida. Ja ma olin just välja ütlemas sellist sõnapaari nagu toksiini ekspositsioon. Hetk enne, kui ma selle välja ütlesin, ma sain aru, et kogu minu järgneva jutt läheb täiesti mööda, kui ma need 2 sõna välja ütlen. Ma kuidagi kiiresti mobiliseerisin ennast ja ma suutsin selle 2 sõna umbes 2 lausesse panna, mis küll ilmselt minu enda jaoks loperdasid nagu nõukaaegset võiduväljaku tuid, aga õhtuks kommentaare lugedes sain aru, et inimesed said aru. Ja sealt maalt ma olen ka oma järgnevates loengutes, mida on aukartust äratavalt palju, pidanud rääkima inimestega, nende inimeste keeles ja ma olen saanud seda kõvasti treenida. Ehk siis patsiendi juhendid, kui sellised kui haigekassas ka minu valdkonnas, on mulle hästi südamelähedane teema. Pisut edasi minnes, kui me räägime nüüd konkreetsemalt juba patsiendi juhenditest, kuidas need valmivad, mis osa, millises süsteemi osa nad on. Te olete ehk kuulnud ka ravijuhenditest. Ravijuhendid, mida koostavad õed-arstid, valdavalt ravisoovitused, ehk siis lepitakse kokku standard, kuidas mingit haigust, valdavalt kroonilist haigust, ravitakse. On ka käsitlusjuhendid, ehk siis meil on sageli suur puudus sellest, et kuidas patsient liigub süsteemis, oleneb kust kohast ta süsteemi siseneb, kes teeb mida ja kui kiiresti patsient liigub. Need on käsitlusjuhendid, sageli ka ravijuhendi üks osa. Ja siis on patsiendi juhendid. Ja neid on väga aktiivselt nüüd koostatud ja trükitud viimane 2 aastat, mis räägiksid patsiendile tema arusaadavas keeles siis sellest haigusest ja nendest valikutest, mis tal ees on. Patsient siis patsiendi juhend. Me püüame vastata nendele küsimustele, mis patsiendil tekkivad oma kroonilise haigusega hakkama saamisel. Te võite küsida ka seda, et kuidas me teame, kuidas me arstid ja õed teame, millised küsimused patsiendil tekkivad. Ühelt poolt ise raviprotsessis osaledes, eks patsiendid küsivad meie käest ja me teame. Kuid teine hästi oluline teema on ka see, et nende ravijuhendite valmimisel on üks patsient või patsiendi esindaja, sageli patsienti ennast ei õnnestu kaasata, ka sellesse ravijuhendi meeskonda liidetud. Ehk siis ta annab sellele meeskonnale patsiendi vaadet, kui palju on üks või teine soovitus teostatav või kui oluline see on. Ja patsiendi esindaja või patsiendi roll ravijuhendite teemas tuleb hästi esile just siis, kui hakatakse juba patsiendi juhendit koostama. Ehk siis mis seletab selle ravijuhendis patsiendi osa patsiendile omapärases vormis ja nii, et ta saaks sellest aru. Siin on ainult mõned variandid meil tänapäeval olevastest ravijuhendit või patsiendi juhenditest, aga meie veebilehelt leiate neid enam. Me sugugi ei piirdu sellega, kui me patsiendi juhendit teeme. Kui patsiendi juhend on enam-vähem valmis pandud, ta on ka sageli tõlgitud. Osad tavaliselt patsiendi juhendid on ka venekeelsed. Need on 2 suurt gruppi, mis meil Eestimaal keelkonda, milles räägitakse. Liigub patsiendi juhend fookusgrupi uuringule, mida teeb avaliku arvamuse või mida teeb uurimusfirma. Hetkel on see Turu-uuringute aktsiaselts kindlasti tuttav, kes kogu kokku vastavad patsiendid, paneb nad arutama seda patsiendi juhendit ja sealt tuleb ka veel õige mitmeid täiendusi. Keelekorrektuur, mis selle patsiendi juhendile tehakse, on keeletoimetaja poolt just selline, mis välistab kõik võõrsõnad, millele patsient peaks hakkama otsima vastust. Nii et patsiendi juhendi selline üldine eesmärk, me püüame anda patsiendile tema enda keeles, temale arusaadavas keeles informatsiooni. Küsimused, mis võivad tekkida, on sellised erinevad ja ma usun, et te saate juba sisukorrale peale vaadates, ma tõin siia 2 kõige lihtsamat näidet ühest kõige uuemast patsiendi juhendist, kroonilise neeruhaiguse patsiendi juhendist, ühe juba varasemalt valminud lamatiste patsiendi juhendist, mis tänapäeval meil aina enam ja enam vajalik on, sest et inimesed vananevad, paraku ka liikumisvõime väheneb ja seda teemat on väga hästi vaja.
Mis saab siis, kui patsiendijuhend on valmis? Ühelt poolt patsiendijuhendid on nii paberformaadis kui ka kindlasti digitaalselt. Ma juba korraga mainisin, et veebiversioonid on olemas, selle juurde ma tulen jätkavalt tagasi, aga paberversioonis. Ühelt poolt me trükime neid, me jagame nad perearstidele laiali, pereõdedele laiali, ka erialaspetsialistidele. Ehk siis, kellel on vajadust kindla patsiendijuhendi järgi, siis oma arsti käest küsitakse. Kindlasti ei leia patsiendijuhendeid polikliiniku või perearsti keskuste registratuuride juures, kus te näete neid erinevaid jaotusmaterjale. Patsiendijuhendid jagatakse perearsti poolt konkreetset haigust pudevale patsiendile. Uuendame neid iga 5 aasta tagant. Ehk siis, kui meil on juba üks patsiendijuhend, siis 5 aasta pärast maksab jälle uurida, kas on tulnud midagi uut. Ka ravijuhendid uuendatakse iga 5 aasta tagant. Peale selle, mis on hästi oluline, et need soovitused ja see info jõuaks iga patsiendina, me teeme ka erinevaid videomaterjale. Meie ravijuhend.ee lehelt leiate neid videomaterjale. Ja koolitused, teabepäevad, ehk siis spetsialistid käivad rääkimas, tutvustavad ja räägivad selliseid lihtsaid soovitusi, mida siis on võimalik ära teha. Sellega me ka ei piirdu. Ehk siis me hakkame mõõtma. Iga standard, nii nagu ka patsiendijuhend on standard, ravistandard, me uurime, kuidas see töötab. Ehk siis haigekassas me teeme patsiendi rahulolu uuringuid üle aasta ja me kogume ka otsest tagasisidet juhendile, seda on võimalik veebi kaudu teile anda. Ehk siis meie eesmärk, et miks me neid teeme, on tark patsient. Me ei saa sugugi vähem tähtsustada seda, et mitte ainult patsient, tema pere. See on see keskkond, milles ta töötab, kus tal on abi vaja ja kus tal on toetust. Kas siis see seltskond peaks olema teadlik, milliseid valikuid on mõistlik teha ja milliseid mitte. Sellised patsiendid on meil aktiivselt meeskonnas osalemas ja teeb siis ka mõistlikke valikuid tervisekäitumises. Veebist natuke veel räägin. Veeb on muutumas sellel kuul. Täna te näete veel sellist punaste täppidega ja valikutega keskkonda. Ja juba enne jaanipäeva on teil võimalik tutvuda meie uue veebiga. Ja vast ongi kõik, mida ma kiirusti tahtsin teile edastada. Ma loodan, et kui mul nüüd mõni küsimus ei vastamata ja mõned küsimused tekkisid, siis te nüüd tõstate käed ja saate oma küsimused ära küsida. Aitäh! Nii, aitäh! Nii, võtame siis kõigepealt saalist küsimusi. Ja palun. Ja aitäh, väga rõõm kohe on kuulata, kuidas üha rohkem liigutakse sellise mõistetavuse suunas patsientidele. Tekkis mul küsimus juurde, et kas te kuidagi kogemusnõustajaid ja nende lugusid ka sinna patsiendiga suhtlusel kaasate? Et me teame, et sama kogemusega patsiendil võib olla väga selline jõustav toime, kui ta räägib oma lugu ja kuidas ta raskustest üle saab. Et kas kuidagi Meil on väga tihe koostöö erinevate patsiendiorganisatsioonidega. Siin viimane, mis mul kiiresti meelde tulevad, on bariaatriline patsient, kus nemad olid väga tihedalt kaasatud, ehk siis rääkisid oma kogemusi. Ja mida me saame, mis on patsiendijuhendi üks osa kindlasti, me ainult ei kirjelda tema haigust talle arusaadavas keeles, vaid me suuname teda üks asi eneseabile, et kust on mõistlik informatsiooni otsida, ehk siis see on see alternatiiv sellele suurele doktor Google'ile, aga ka, et mida tema ise saab enda jaoks ära teha. Ja kolmas teema on suunata teda erinevate organisatsioonide poole, kus koonduvad temasugused teised patsiendid, kus ta saab sellist tuge. Seda kindlasti. Ja palun, võin teile. Ma vist mu hääl on vist piisatud. Et mille järgi teil see valik toimub? Et millised patsiendijuhendid? Üks osa küsimusest ja teine osa, et kas te olete ka mõelnud pikaajalisel hooldusel olevatele patsientidele juhendi väljatöötamist ja mis pigem peaks olema koduõenduse kaudu levitatav?
esimesele küsimusele vastates, nagu ma seda skeemi teile näitasin, siis iga ravijuhendi juurde tehakse ka praktiliselt igasuguse. Juurde tehakse patsiendi juhend, ehk siis selgitades temale tema seisundit ja siis, kui vastates küsimusele, kuidas need ravijuhendid valitakse, on Tartu Ülikooli eestvedamisel haigekassale nõuandev organ nagu komisjon nagu ravijuhendite nõukoda, kus siis arstid ja õed valivad koos haigekassaga Eestile kõige enam haiguskoormust tekitavad situatsioonid, terviseprobleemid, mille puhul, kus me näeme ka, et ravis on suur varieeruvus Eesti lõikes, kus on tarvis ühtset standardit luua. Ehk siis, kui me mõtleme ka sellele, et me suudame ühel aastal rahastada ja valmis teha 3 erinevat ravijuhendit, siis mõistagi see jõudlus ei ole väga suur, ehk siis prioriteetide nimekiri meil on, mis järjekorras me neid ravijuhendid ja ka patsiendijuhendid välja töötame. Ehk siis sealt tuleb siis see valik, mida tehakse siis nõukojas, kus on 12 liiget ja sealhulgas ka Sotsiaalministeerium ja Tervise Arengu Instituut ja nii edasi. See info, kes neid otsuseid teevad, on ka veebis ravijuhend.ee täiesti olemas. Nüüd teine küsimus. Läks täitsa meelest. jah, see oli, te mainisite, et need, tegelikult Omaste hooldaja, ja. mitte omaste hooldajad, aga ütleme pikaaegsel hooldusel olevale inimesele, kellel on multidiagnoosid ja kes tegelikult võib-olla külastagi perearsti ja ei saa sealt neid ravijuhendeid, kes on koduõendushooldusel. Kas see on ka nagu mingisugune? Need väga sarnane juhend meil on üks osa sellest kodusel hooldusel olevat patsiendist on lamatiste patsiendijuhend ja lamatiste ravijuhend. Siis koduõed olid sinna väga tihedalt kaasatud. Ja siiski me peame mainima ka seda, et me väga väärtustame esmatasandi meditsiiniabi tervishoidu. Ehk siis me julgustame patsiente alati pöördume oma probleemidega eeskätt perearstile. Ehk siis sealt poolt infot jagades on võimalik selle õige infoni jõuda. Isegi kui koduõde sinna ei vii, pereõde kindlasti. Ja nad teevad omavahel väga teatud koostööd, ka sotsiaaltöötajad. Aga kui nüüd mõelda sellist üldist käsiraamatut, ma saan aru sellest küsimusest, et pigem et sellist suurt ja laia, meil on olemas omastehooldaja käsiraamat juhend hetkel, kuigi seda ei ole uuendatud. Ja ta on valminud enne kaasaegset metoodikat. Ehk siis päris sellist suurt juhendit me hetkel veel ei ole plaaninud. Mainisite, et digitaalselt on kättesaadavad need. Mis vormis ja kuidas digitaalselt on kättesaadavad patsiendijuhendid? Hetkel veel on nad olemas PDF-ina, sellel samal ravijuhend.ee ja edaspidi saab neid ka HTML-is seina peal lugeda, kui nüüd uus veeb on lahti, kui see oli see küsimus. Ma mõtlengi, et kuidas siis ühesõnaga iga inimene võib võtta kõik nimekirja kõikidest. Absoluutselt. Ja lugeda ka kogu seda protsessi, mismoodi see on koostatud, sest selline metoodika järgimine on meil, see on avalik, on võimalik näpuga järge ajada, veenduda, tõendusmaterjalis ja nii edasi. Ja ka nendest, kes olid need spetsialistid, kes need juhendid koostasid. Nii, aga siis me vist ütleme Marele aitäh ja annamegi siis sõna nüüd Argo Augile, kes räägib meile ravimitest ja meditsiiniseadmetest.